Tere tulemast tagasi! Olen Philipp ning täna me ehitame koos selle ilusa seinariiuli. Täna kasutame metalli ja puitu. Sellegi poolest on selle riiuli jooks vaja vaid 3 materjali. Keermestatud vardaid, raudtorusid ja männiliimpuitu. Materjalide ja tööriistade loetelu leiad ehitusjuhendist. See on riiuli valmis versioon ja alustame nelikanttorude lühendamisega metall-lintsaega. Kui kõik metallosad on lühendatud, saad lõikeservadelt ebatasasused eemaldada ja puuraukude kohad märkida. Meil on 4 ava M3 keermestamiseks. See tähendab, et puurime esmalt 2,5 mm puuriga ning lõikame siis M3 keermed keermelõikuriga sisse. Ülejäänud 2 auku puuritakse esmalt astmelise puuriga 1 sentimeetri suuruseks ja tagaküljele tuleb 6 mm auk. See on mõeldud hilisemaks riputamiseks. Kinnitusaugud on puuritud läbi 4 kanttoru. Nüüd võtame astmelise puuri ja suurendame eesmise augu, et padruni hoidja ja kruvi mahuksid läbi ja kruvi kinnituks vaid 4 kanttoru tagumisele küljele. Nüüd lõikan keermelõikuriga 2,5 mm aukudesse M3 keerme. Nii, ja see sobib. Sellega on metallosad valmis ja saame hakata puidutöid tegema. Alustame riiuli põhjade saagimisest ja võtame selleks sukelsae. Järgmiseks teeme igale riiuli põhjale 2 sälku 4 kanttorude jaoks. Sälkude asukohaks on 50 mm servast ja selle töö jaoks võtame tikksae. Kui sälgud on valmis, joondame 3 lauda ja puurime 2 4 mm auku keermelattidele. Põhjatoed saavad veel altpoolt 2 mm sügavuse soone, mis on saelehe laiune, et riiuli põhjad kindlalt paigale kinnituksid. Riiuli põhjad on lihvitud, põhjatoed paigas ja nüüd saame riiuli seinale riputada.
nüüd on see loodis. Ma arvan, et panen riiulile pildi Dantesest ja Jennist. Kirjuta kommentaaridesse, mida sina oma riiulile paneksid ja lihtsalt alusta. Sa saad hakkama. Tee seda ise.